Paljud juhid teavad, et üks-ühele vestlused on olulised. Mõned isegi teevad neid. Tihti jäävad need aga samale tasemele nagu koosolekud. Need lihtsalt toimuvad kahekesi. Räägitakse tööasjadest, vaadatakse üle, mis tehtud, pannakse paika, mis ootab. See on vajalik, aga sellest ei piisa, sest tegelikud faktorid, mis mõjutavad inimese sügavamat panust, jäävad sellistel vestlustel puutumata. Kuidas sul päriselt oma rollis läheb? Mis on sinu suurimad töörõõmu ja tööpiina allikad täna? Kuidas mul juhina päriselt läheb? Need on vaid mõned küsimused, mida päriselt edukad juhid oma inimestelt üks-ühele vestlustel küsivad. Usutavasti sooviksid kõik juhid nendele küsimustele vastuseid teada, aga samas nad tunnevad, et suhe töötajatega pole sellisteks vestlusteks piisavalt avatud. Nende vahel on nähtamatu barjäär. Kuidas sellest barjäärist vabaneda? Kuidas luua avatust, mis võimaldab sellistel teemadel ka mugavalt rääkida? Sa vajad selleks süsteemi. Mitte lihtsalt head tahet, vaid konkreetset süsteemi. Millised vestlused, mis järjekorras ja millest seal rääkida?